Mihkel ja ma olen teist põlvkonda siin Hiiu villas. Kui mul isa alustas seda villavabrikut, siis algselt, kuna ema on mul tekstiilikunstnik, teeb neid Gobelin-vaipasid, siis isa alguses ütles, et on vaja lõnga teha, et ema saab oma vaipasid teha. Aga sellest on kasvanud ikkagi välja siuke rohkem kampsunite tootmine ja alguses me tegime väga palju teenustööd kohalikele inimestele, kes tõid oma lambavillasi ja tegime sellest lõnga. Väidetavalt Eestis 80% lambavillast, mis lammastel kasvab, lihtsalt läheb prügimäele või utiliseerimisse. Et need villavabrikuid on niivõrd väheks jäänud Eestis, kes kasutaksid kohalikku lambavilla. Et paar väikest vabrikut on nüüd tekkinud uued, aga enamus villa visatakse lihtsalt minema. Siis Hiiumaal on tänu sellele, et me siin tegutseme, siis Hiiumaa villame on ikkagi suuremas osas, vähemalt kõik, mis meile tuuakse, me kasutame ära. Me üritame toota niimoodi, et meil võimalikult vähe tekib seda ülejääke. Kampsunid meil kudujad koovad nende käsikudumismasinatega lõikesse ja tänu sellele tekib neid jääke tekib vähem. Et muidu saab ka teha nagu suured tükid ja siis sealt lõigatakse pärast välja, aga siis jääb nagu neid jääknud palju. Lambed kasvatakse valdavalt liha tootmiseks või siis rannakarjamaade hoolduseks. Ja see vill tekib nii või naa, et kuna neid lambeid peab pügama, siis see vill on nagu kõrvalprodukt selle lammaste pidamise juures. Et me siis ikkagi ostame selle lambakasvatajatelt ära ja teeme sellest siis toote, et see ei lähe lihtsalt minema. Et see probleem on tegelikult valdavas osas Euroopas, et villa tuleb nagu palju rohkem, seda kasutatakse. Ja see on sellepärast, et ega ta ikkagi läheb natukene kallimaks see naturaalsest materjalist tegemine, kui kuskil suurtööstuses naftast toota neid asju, kunstmaterjale. Aga siis me siin üritame vaikselt seda kasutada ja saame hakkama. Need masinad on üle 120 aasta vanad meil, need kraasimismasinad. Et siis ta on nagu töötav muuseum. Et me kasutame neid iga päev tootmises, aga samas saavad ka inimesed tulla vaatama, et kuidas valmib siis sellest lambavillast lõng. Oma tooted me müüme siin samas koha peal oma poes. Et see tootmine on üsna väike, et me ei jõuagi toota rohkem, et me suudaks nagu kuskil edasi müüjatele anda või niimoodi, et kõik, mis me suudame ise toota, me müüme siin omal koha peal siin poes maha. Roheline märk on väga hea selle jaoks, et inimesed saavad nagu lihtsalt aru, et asi on koha peal toodetud, kuna tegelikult ju laias maailmas hästi palju on, mis turistidele müüakse suveniire asju ja need ei pruugi olla kohalik toodet ja turistil on nagu väga keeruline seda kindlaks teha või aru saada, et kus see asi toodetud on, aga kuna seal on see roheline märk on peal, siis on kohe aru saada, et on kohaliku tootega tegemist.